Mina olen Maria. Minu noorsootöö lugu sai alguse aastas 2005. Ma puhkasin, kui olin lapsena, siis puhkasin lastelaagris Kotka. Ja siis, kui juba olin 18, siis ei saanud enam minna lapsena sinna, aga ikka tahtsin olla seal. See oli nagu teine kodu juba suveks. Ja küsisin, kas ma saaksin kasvatajana minna. Ja mulle lubati, siis ma proovisin, siis ma juba tegin ka laagrikasvataja eksami ja jäingi sinna 10 aastaks ehk iga suvi. Käisin seal lapsi kasvatama. Siis sain Shocking Groupi. Shocking Groupi ma sain aastas 2013, kui ma läksin oma esimese Erasmus+ treeningkursusele. Ja siis see oli alati, see noorsootöö, see oli kuidagi hobina alati. See ei olnud põhiline töö. See oli kuidagi alati juures. Et pärast tööd lähed, tegeled nädalavahetustel põhiliselt tasuta, et lihtsalt see tõttu, et seal südames oli see energia ja vajadus. Ja inimesed olid ka nii lahedad. Kõik see lõppes, kui mind kutsuti kooli ja ma mõtlesin, ma lõpetasin ise seda kooli, mõtlesin, kuidas ma lähen sinna. Kõik õpetajad tõenäoliselt mäletavad, kui raske tegelikult minuga oli. Ja kui ma tulin, ma ütlesin ikka jah, okei. See tundub nagu väga vahva, tundub väga ilus olla nagu noortega ja midagi koos luua. Ehk see tähendab, et see hobi nüüd saab minu põhiliseks tööks. Ma mõtlesin, see on unistus tegelikult iga inimese jaoks. See ongi nagu see ideaalne elu, kui sa teed seda, mis sulle meeldib. Sellel aastal ja eelmisel aastal ka, kui tuli koroona ja kõik need lockdownid, siis meil oli suur probleem, kuidas korraldada üritusi, kuna me tavaliselt loome neid õpilasesindusega, siis meie jaoks on küsimus, kui me ei saa nagu kokku kontserdi näiteks panna, et inimest näeks. Kõik see digitaalsus, see enam esimese lockdowni ajal oli see veel enam vähem, siis edasi me pidime juba mõtlema midagi muud. Küsimus, mida teha õpetajate päevaks sügisel? Kui septembris tuleb kokku uus õpilasesinduse koosseis, veel 11 ei tunne võib-olla, mõned tunnevad, mõned mitte, uued 8. klassi õpilased liituvad. Mida teha? Kontserti teha ei saa. Alati, iga aasta tegime kontserdi, väga tore oli. Nüüd ei saa. Ja mõtlesid välja, et kas on see hea idee teha õpetajatele töötubasid? Mis siis võiksime meie noortena täiskasvanud maailmale öelda? Ja mida me saaksime jagada nendega, mis nemad võib-olla ei tunne nii hästi. See oli nii tore mõte ja nad lõid töötubade struktuuri selleks päevaks. Ja kõik õpetajad olid vabastatud oma tööst, et nendel olid asendajad leitud ja nad said käia. Meil oli siis kokanduse töötuba köögis, siis meil oli memoloogia, kus meie noored näitasid, mis on tegelikult need meemed, kuidas need luuakse, kuidas seda temaatikat otsitakse ja neid aktuaalseid teemasid võetakse, kuidas seda üles ehitakse. Ja kui vahva tegelikult oli siis, kui õpetajad püüdsid tunni lõpus teha ise oma need memmesid ja sel teemal, mis neid näiteks puudutas, kas neie tundi või kooli või üldiselt ükskõik. See oli väga tore. Siis nad hakkasidki kasutama seda süsteemi, siis praegu see aasta näiteks peaaegu iga tähtpäev nad korraldavad need töötubad, nüüd mitte ainult õpetajatele, vaid ka õpilastele, kas tehakse mingit origamit või luuakse mälestuste purki. Ükskõik, nad mõtlevad välja nii toredaid asju tegelikult. Ja see, et nad ükskord proovisid, nad tegid analüüsi, mis neil läks hästi, mis neil ei tulnud välja võib-olla väga toredasti. Ja nad töötavad jälle selle struktuuri, kuidas seda töötavad välja uuema struktuuri, iga kord nad parandavad oma need vead
ja teevad veel paremini ja paremini. See sein, mis on praegu õpilaste ja õpetajate või ütleme niimoodi täiskasvanute maailma vahel, seda tegelikult on raske murda, kuni meil on näiteks hindesüsteem praegu selline, kuni selle hetkeni, kui meie vanemad enam ei karista oma lapsi, seetõttu, et nad tõid koju 3 näiteks või isegi 4, mõned karistavad just selle eest. Lapsed kardavad oma vanemaid, lapsed kardavad õpetajad, et nendele pannakse see hinne. See hinne hakkabki nüüd mängima kõige tähtsama rolli nende elus. Ja siin ongi see müür, see barjäär, mis ei lase neil, nad on alati pinges. Ja vot see pinge, see väga kõvasti neid segab nautida näiteks teadmisi ja uusi teadmisi, nautida seda õppimisprotsessi, kuna nad on alati stressis. Pärast, kui projektid on läbi või mõned üritused on tehtud, ütleme niimoodi, siis on vaja näha inimeste silmi, kuidas nad säravad. See, kui kaua nad pärast istuvad siin kabinetis ja arutavad seda, mis tegelikult juhtus, see analüüs, mis tuleb ette. Ja on näha, et see protsess, mis nad on üle elatud, või see läbi elatud protsess, mis neil oli, kuidas nad tahavad uuesti sinna protsessi, sinna samustesse emotsioonidesse sattuda. See ongi võib-olla kõige tähtsam tulemus. Et see vaimustus hakkab veel laiali jagama. Ja see, et mis nende inimestega pärast juhtub ka, hästi paljud pärast liituvad organisatsioonidega, noorteorganisatsioonidega hakkavad tegelema ürituste läbiviimisega näiteks, ükskõik kus, kas ülikoolis, kas hakkavad, meil oli üks vahva noor, kes sinna pildistas ja tegi igasuguseid videosid meil koolis ja alati kas või 1. september hakkab intervjuusid seal võtma ja nii edasi. Hästi palju sellega tegeles ja pärast läkski BFM-i ja nüüd ta töötabki juba, et tal 2. või 3. kursus, aga et ta juba töötab seal ja hästi paljud, mõned esinevad siin näiteks, kas laulavad või modereerivad üritusi. Nendel ka see kogemus pärast me näeme, kuidas nad hakkavad seda rakendama teistest valdkondades, mitte ainult siin koolis. Ja siis on näha seda kasvu, kuidas nad kasvavad ja see kasvu kiirus on juba täitsa teine.